Mina olen Kerli Kanger, Võrumaa Partnerluskogu tegevjuht ja täna me tutvustame Võrumaa Partnerluskogu 2022. aasta ettevõtluse toetusmeetmeid. Räägime siis, mis tüüpi meetmed on, avame ja millised on muudatused. Tegemist on siis üleminekuperioodil olevate toetusmeetmetega. Ja mis asi see üleminekuperiood siis on? See on siis periood, mis jääb 2021. ja 2022. aasta vahele. Programmperioodide vaheline aeg, mida tavaliselt siis kasutatakse strateegia tegemiseks. Kuid sel korral tulenevalt siis ülemaailmsest kriisist on Euroopa Komisjon otsustanud, et lisaks siis sellele üleminekuperioodile on võimalik ka avada toetusmeetmed. Varasemalt sellist võimalust pole olnud. Ja selleks saab siis kasutada olemasolevat strateegiat, mida meil tuli täiendada. Ja uue strateegiaga alustame siis 2003. aastal. Ja nüüd täpsemalt siis meetmete juurde. Et avame siis 2 meedet, mis on suunatud ettevõtlusele. Üks on siis alameede 2.1, COVID-19 kriisimõju leevendamine ja alameede 2.2, väikeettevõtete arendamine. See esimene meede 2.1 on siis täiesti uus meede ja on siis varasema ettevõtluskeskkonna meetme asemel. Et see on siis tuleneb sellest strateegia muudatusest, kuna selle meetme jaoks on Euroopa Komisjon andnud meile ka eraldi vahendid selle meetme elluviimiseks. Aga siis täpsemalt liigume siis kohe esimese meetme juurde. Mida siis toetatakse? Et selles meetmes on siis terve hulk tegevusi, mis puudutavad siis tootmist ja ka teenuseid. Ta on siis tootmishoonete jaoks, taristuinvesteeringud, siis on võimalik soetada seadmeid ja masinaid ja teenused, siis mis on suunatud Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna elanikele. Et sinna hulka käivad siis erinevad investeeringud ja seadmed. Siis on tootearendus mitme organisatsiooni koostöös teenuse või toote pakkumiseks ja uued asjad siis on sellised digitaliseerimise võimaldamiseks nii nimetatud kontaktivabu teenuseid, turismihooaja pikendamiseks vajalikud investeeringud ja investeeringud kvaliteedi tõstmiseks. Need 3 viimast või õigemini 4 on siis eelkõige suunatud turismiettevõtjatele. Et kui varasemalt on meil olnud ka see punkt sees, et tootearendus mitme organisatsiooni koostöös, siis paraku see pole olnud väga edukas, et ühtegi sellelaadset projekti pole meil olnud, aga suheldes nüüd turismi ettevõtjatega, siis nad leidsid, et see tegevus võiks ikkagi sisse jääda. Et vaatame, kuidas sellega siis läheb, aga turismiettevõtjate puhul on siis meil selline esmakordne võimalus tulla taotlema eraldi, ilma et oleks siis partnerid ja eelkõige siis nende 3 viimase tegevuse raames. Nii, sihtgrupp. Ettevõtja siis, kes on tegutsenud vähemalt 1 aasta, kas ta on siis mikroettevõtja, väikeettevõtja või füüsilisest isikust ettevõtja. Need, kes siis annavad tööd alla 10 inimesele või need, kes siis annavad tööd alla 50 inimesele. Ja vastavalt sellele ka siis need bilansimahud on siis 2 miljonit eurot ja 10 miljonit eurot. Nüüd COVID-i meetme puhul üks erisus meil on või tingimus siis pigem on see, et taotleja, kes tuleb taotlema, sellel peab olema siis käibelangus võrreldes 2019. aastaga vähemalt 30%. Ja toetusmäär on nagu ikka siis 60% projekti abikõlblikest kuludest. Siis toetusmäär
on taristuinvesteeringute puhul samamoodi 60%, välja arvatud siis uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamise puhul, milleks on siis toetusmäär kuni 90% abikõlblikest kuludest. Ja suurim toetuse määr selles taotlusvoorus on 40 000 ja väiksem on siis 3000 eurot. Et milliseid dokumente on vaja esitada, sellest me räägiks siis peale seda, kui me oleme ära vaadanud ka teise meetme toetatavad tegevused. Nii, teine meede, mida me siis avame, on väikeettevõtete arendamine. Varasemaga võrreldes on siis muutunud meetme pealkiri. Kui varem oli väiketootmisettevõtete arendamine, siis nüüd on väikeettevõtete arendamine. Ja siin on siis kõik need tootmisega seotud asjad on endiselt meetmes abikõlblikud ja juurde on tulnud siis see teenuse arendus, mis on suunatud Võrumaa partnerluskogu tegevuspiirkonna elanikele. Siis on siin veel patendid, kaubamärgid ja tööstusomandialased infouuringud ka võimalik toetust küsida nende jaoks. Meetme sihtgrupp on samamoodi siis ettevõtjad, kes on tegutsenud 1 aasta. Samamoodi need, et annavad tööd siis alla 10 inimese ehk siis mikroettevõtted või siis väikeettevõtted, kellel on siis annavad tööd alla 50 inimesele. Ja ettevõtjate puhul on siis selles meetmes ka sellised väikesed piirangud, et tootmisettevõtted, kes tegutsevad siis valdkonnas MTC töötlev tööstus ja teenust pakkuvad ettevõtjad, mille siis teenus on suunatud Võrumaa partnerluskogu tegevuspiirkonna elanikele. Siin võib siis näiteks tuua näiteks autoremondi töökoja. Ja toetuse määrad. Et nagu ikka liidri puhul on ettevõtjatel siis 60% ja uue põlvkonna side on siis 90% toetatav ja siin on siis toetuse määrad, suurim toetuse määr on 60 000 ja väiksem on siis 3000 eurot. Taotlusvoorust. 2022. aastal on siis avame taotlusvooru jaanuaris, 24 jaanuar kuni 31 jaanuar. Info on leitav meie kodulehel. Kõik need asjad, mis siin kirjas on. Hetkel neid on üleval meil meetmeleht, aga need ülejäänud osad lisanduvad jooksvalt. Et kes saab, siis võib juba hakata vaatama. Ja mis on siis need nõuded, mis kehtivad siis mõlema meetme puhul? Et taotleja on eelnevalt esitanud projekti kavandi, mis tähendab seda, et me soovime enne, kui te projekti siis PRIA-sse esitate, meile ka seda näitate, et me saame üle vaadata, kas need tegevused, mille peale teie toetust soovite, on ikkagi abikõlblikud ja üle vaadata ka kogu selle dokumentatsiooni osa, mida selleks siis vaja on. Taotleja saab siis esitada meetmesse 1 taotluse. Taotlejal ei tohi olla maksuvõlga, välja arvatud, kui see on siis ajatatud. Ja taotleja on siis esitanud esitamise hetkeks äriregistrile viimase majandusaasta aruande. See on siis 2020. aasta kohta, kellel on ka 21 aasta oma, on väga hea. Aga otseselt me seda ei nõua. Nii. Ehitise puhul on siis eraldi nõuded, et ehitise kohta, mida ehitatakse, välja arvatud uus püstitatav hoone või kuhu inventar või seade paigaldatakse või mootorsõiduki kohta, kuhu seade paigaldatakse, on see ehitis taotleja omandis või antud talle õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt 3 aastaks ettevõtja puhul. See tähendab seda, et
teil peab olema siis kas rendileping või mingi selline dokument, mis kinnitab seda, et see hoone on teile kasutada antud või teie omandis. Et see leping peab siis kehtima vähemalt 5 aastat, siin on küll 3 aastat, aga siia tuleb juurde arvutada see projekti kestvuse osa. Ja uue hoone püstitamiseks peab kavandatava hoone alune maa olema taotleja omandis või selle alusele maale on seatud siis hoonestusõigus. Veel nõuetest, et toetuse osa võib siis sisaldada ka 3% ehitustööde maksumusest omaniku järelevalvet ja muinsuskaitse järelevalvet. 10% võib olla siis projekteerimistöödeks ja eraldi sellist ehitusprojekti osa, nagu et te ainult soovite ehitusprojekti, seda ei toetata. Et ehitus ja projekteerimine peavad käima siis koos. Taotluse esitamine. Et kõik taotlused tuleb siis esitada läbi e-PRIA e-teenuse keskkonna, kus siis tuleb teil täita ära elektrooniline taotlusvorm ja lisada sinna juurde lisad. Siin on siis kõigepealt ära toodud need lisad, mis tulenevad siis määruse nõudest, et on siis, mis puudutavad siis seda maad või hoonet, kuhu siis seade või investeering läheb ja kui tegemist on ehitusega, siis väljavõtte ehitusprojekti joonistest koos ehitusprojekti seletuskirjaga, juhul kui need on siis nõutavad ehitusseadustiku kohaselt. Lisaks on terve rida asju siis, mida meie soovime. Et on siis see Võrumaa partnerluskogu taotlusvorm, siis teie ettevõtte põhivara nimekiri, KOV-kiri ehitusloa vajalikkuse kohta, mis tähendab seda, et te küsite kohalikult omavalitsuselt, kas see tegevus, mida te soovite teha just ehituse osas, vajab ehitusluba või mitte ja KOV annab teile selle kirja, mis seda siis kinnitab, et sellest siis piisab. Hinnapakkumised või kalkulatsioon, äriplaan kindlasti koos finantsprognoosiga järgneva 3 majandusaasta kohta, 2020 majandusaasta aruanne, väljavõtte käibedeklaratsioonist ja jooksva raamatupidamise bilanss ja kasumi aruanne, kui seda siis tegevusgrupp soovib. Väljavõtte käibedeklaratsioonist, mida see siis tähendab? Seda me nõuame siis eelkõige selle COVID-meetme puhul, kus me saame siis kindlaks teha, kui palju, kas teie käive on siis langenud 30% või mitte. Nii, hinnapakkumistest. Et tuleb siis võtta 3 võrreldavat hinnapakkumist, kui käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot. Et ükskõik millise teie tegevuse puhul, kui see asja soetuse maksumus on üle 5000 euro ilma käibemaksuta, siis on vaja 3 pakkumist. Üks hinnapakkumine, kui see seadme soetuse hind jääb 1000 ja 5000 vahele ja 1000 eurot on siis see määr, kui taotleja ja pakkuja on seotud osapooled. Kuidas siis toimub see projekti esitamine ja menetlemine? Nagu sai öeldud, et tuleb esitada siis taotlused e-PRIA keskkonna kaudu ja need tuleb siis esitada taotlusvooru välja kuulutatud viimasel päeval hiljemalt kella 4. Et kui te esitate selle peale 4, siis teil lihtsalt ei ole võimalik seda taotlust PRIA-s enam esitada, sest see süsteem teil seda teha ei luba. Et tuleb teha siis üsna aegsasti need asjad ära. Väljaspool taotluste vastuvõtuaega laekunud taotlusi ei menetleta ja tegevusgrupp siis kontrollib taotluse vastavusstrateegiale ja rakenduskava meetmelehtedele. Kui on puudu siis mõni dokument, siis antakse teile tähtaeg selle puuduse kõrvaldamiseks. Kui neid puudusi ei kõrvaldata tähtaja jooksul, siis see taotlus ei lähe hindamisele. Ja samamoodi, kui siis taotlus ei vasta üldse strateegiale meetme nõuetele, siis jääb samamoodi see taotlus hindamata.
ja PRIA kontrollib siis ainult nende projektitaotluste nõuetele vastavust, kelle projektitaotlused kuuluvad siis paremusjärjestusse. Toimub hindamine ja peale hindamist moodustub paremusjärjestus eelarve raames, kui palju meil siis nagu rahalisi vahendeid on, ja PRIA siis tegeleb ainult nende taotlustega, kes on selles rahastatavate projektide hulgas, et teisi nad üldse ei vaata. Ja tegevusgrupp siis menetleb projektitaotlusi maksimaalselt 60 tööpäeva. Üritame teha alati kiiremini. Ja peale seda, kui meie poolt on kõik protsessid tehtud, siis edastab tegevusgrupp projektid koos hindamiskomisjoni ja otsustusorgani protokolliga PRIA-le. Ja taotlev võib siis päev pärast teate saamist omal riisikul alustada projekti elluviimist. Ja PRIA siis kontrollib samamoodi selle taotluse vastavust ja selleks võib kuluda ka 60 tööpäeva. Tavaliselt ikkagi läheb kiiremini. Nii, mis on siis need sellised tähelepanekud, millele me nagu sooviks võib-olla tähelepanu juhtida? Et enne siis taotluse esitamist veenduge, et olete üldse e-PRIA klient. Et selleks on siis vaja ennast sinna e-keskkonnas siis ennast kliendiks vormistada. Alustage siis taotluse täitmisega varakult. PRIA-s te saate taotluse täitmisega alustada alles 24. jaanuaril, aga kõigi muude dokumentidega saate te varasemalt pihta hakata. Ja veenduge, et kõik need lisadokumendid on teil tõesti olemas, et siis läheb see taotluse täitmine ka kiiresti. Ja taotlus siis peab olema 31. jaanuaril kell 16:00 esitatud. Siis läheb hindamisele või läbivaatamisele. Siis projekti pealkiri võiks olla selline lühike ja informatiivne. Näiteks tootmishoone ehitamine, et mitte selline pikk ja lohisev ja keeruline, et vältida siis segadust. Et see oleks minu poolt kõik. Kui teil on midagi küsida,